Autotund. See on saade sulle, kui sul pole päris ükskõik, millise autoga sa sõidad. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu. Tere kuulajad! Autotund on tagasi ja stuudios Tarmo Tähepõld, Martin Mets Geenius uudisteportaalist. Mina olen siin mõnevõrra luuslanki lasknud. Kuulasin eelmise saate algus ära Martini, mis Martin eest vedas. Tema viisaka inimesena ei avaldanud isiklikke terviseandmeid. Ma ikka põhjendaks ka, et ma ei ole laisaks läinud. Ma lihtsalt esimest korda elus katsetasin sellist asja nagu kopsupõletik. Pigem ei soovita, et seal on teatud häid külgi, aga pigem ei soovita. Aga see on täpselt selline loll haigus, millega nagu, ma ei tea, murtud käelu või silmapõletikuga selle saate ikka saaks kuidagi ära teha. Aga võt kopsupõletikuga väga ei saa. Ma loodan, et ma siin, näed kohe, kui sellest rääkima hakkasin, tuli köha peale. Et saab saate ära teha. Tänu sellele või siis, nagu eesti keele õpetaja õpetas, selle tõttu pigem ei ole võib-olla mu viimaste nädalate autoelu olnud ülejäämäära põnev, aga 1,2 olen siiski sõitnud ja mingeid uudiseid ju ka on vahepeal juhtunud. Ja, me tegelikult täna räägime natukene nendel samadel teemadel, millest me eelmine kord jõudsime natukene rääkida, sest Tarmol oli nii palju arvamusi pärast seda veel kohe pärast saadet, nii palju arvamusi veel Tallinna ja elektriautode parkimise koha pealt ja kindlasti veel ka maksuseadusest. Tegelikult Tarmo on käinud ka autodega sõitmas, et Subaru Forester on kindlasti üks see asi, mis mind ennast on läbi aegade kogu aeg väga huvitanud ja samas ma tean, et ma kunagi seda ei osta, aga ta on alati väga huvitav ja jälle räägime Hiina, mitte isegi elektriautodest ainult, vaid Hiina autodest. Ja, aga ma küsin, et kas sa ei osta kunagi Subaru Foresteri või Subaru Outbacki. Et minul on isegi see, et kui sa oled nagu otsustanud Subaru ostmise kasuks, siis mul on pigem küsimus see, et kumb valida. Et mina oleks rohkem vist nagu meeskond Outback. Ja, aga sinul on just nagu Forester jäänud see. Ei, tegelikult palju realistmikum tegelikult on kindlasti olnud Outback. Et siin selles mõttes ei ole nagu küsimust, et Outback on rohkem sellist tüüpi auto, mis ma kogu aeg on mul olnud. Aga Forester on lihtsalt kuidagi nagu erineb kuidagi kogu sellest kõigest muust, mis nagu on ja kuidagi tundub hästi sümpaatne. Ja selle kohta tahakski pärast rohkem kuulda. Aga kuule, aga ma saan aru, et sul on ka praeguse autodega rõõme ja muresid, nii et vähe ei ole, nii et saame kohe minna. Ma saan aru, et peaaegu 6 aega ei ole keegi saanud kuulda minu Alfast. Nii mõnigi kuulaja ei jõua ära oodata, et millal ma hakkan jälle oma Alfast rääkima. Aga tegelikult siin asi ei ole brändis, vaid räägime siis oma autost, et mis siis mu auto elus juhtunud on see, et kui ma nädal aega oma autot ei olnud üldse liigutanud, saate algus mainitud põhjustel, aga siis ma tundsin, et ma pean ikkagi välja saama. Tervis hakkas juba tagasi tulema. Ja mida see inimene teeb? Ta läheb, mul oli vaja autot tankida, et elukaaslasele anda ja pesta ka, sest mulle ei meeldi, kui auto on must. Ja tundus, et tulevad sellised kuivemad ilmad. Läksin autot pesema. Kõndisin siis selle survepesuriga ümber auto ja jõudes siis parempoolse esitule juurde avastasin ma sellise huvitava asja, et sealt oli stange täiesti lahti, esikaitseraud. Põhimõtteliselt lipendas nagu okei. Mis on Itaalia inseneritöö või? Ei, see oli ikkagi jõudu rakendatud. Ja see on muuseas see loll hetk, mis on nende ise pesulate või selve pesulates on see, et sa ei saa pausile panna oma seda pesu. Ma olen maksnud selle raha ära, ma olen käivitanud tsükli, ma saan seal panna ainult stop, mis on nagu põhimõtteliselt nagu ongi stop. Sa seisad seal, vaatad oma autot, mis on katki, survepesur on käes. Siis on nii, pesin auto ära. Hakkasin mõtlema, mis siis juhtuda sai, vaatad, uurid. Alguses muidugi loodad, et äkki on see, et keegi on parklas nagu kuidagi haakinud sinna, ma ei tea, oma stange nurgaga ja tõmmanud lahti.
no mitte ühtegi jälge sellest, et seal oleks mingit vägivalda. Ja ma ei suutnud lõpuks välja mõelda muud kui see, et ma mäletan, oli tõesti selline kord, kus ma sõitsin nagu ninaga natuke üle äärekivi ja välja tagurdades käis nagu väike hääl. Et noh, kas siis istus rohkem inimesi autosse, et auto oli muutunud madalamaks, kas ma tõesti siis kiskusin selle esiotsa lahti. Ja see oli nii nukker vaatepilt, et ohkasin, sõitsin otse oma esindusse, küsisin, et mis teeme nüüd siis? Jah, mul on kasko. Mul lihtsalt ei olnud hetkel mul ei olnud hetkel seda vaja. See stange tore, ma saan, eks ju, uue stange, aga oma vastutus ikka. Siis nad lõid selle põhimõtteliselt jalaga sinna kinni tagasi, ütles jah, et siin on kõik kinnitused on katki tõmmanud, et kindlasti algata see kindlustuscase, et seda parandada küll ei saa. Ja teine asi siis oli, mis jääga oli, tõmbad juhi ukse lingist, et ei, ma ei tõmmanud linki küljest ära, vaid lukukate eraldi plastiktükk. Täpselt selline asi, et sellest tükil ei ole mitte mingit funktsiooni peale selle, et ta on autodisaini osa, et see link oleks kaetud värvilise plastmassiga. Oli jääga seal kinni ja klõps lendas, vaatad juba plastikutükke lendab. Jälle 170 € selleks, et sul luku ümber oleks ilusti värvitud plastik. Muidugi, ma jätkan veel korraks, et selle käigus tuli välja väga oluline asi, hea, et see korda sai. Vaat tead, et kui sul saab, eks ju, võtme patarei tühjaks, tavaliselt kõige sobivamal hetkel, kui sa oled kuskil metsas, siis tegelikult on iga selle võtme sees on olemas auto nii-öelda võti. Uuematel autodel, kus sa oled harjunud vajutama ainult nuppu ja auto läheb käima, läheb sul, eks ju, nupust, siis seal võtme, mis ma ütlen siis? Võtme sees on teine võti. Sees on ikkagi see päris füüsiline võti. Ja selle lukukatte vahetuse käigus selgus, et kui sinna, sealt pidi lukusüdamiku välja võtma, ma ei hakka seda kõike kirjeldama, selgus, et minu võti sinna lukusüdamiku sisse ei lähe. Läheb mingi 3 millimeetrit. Ja siis mulle mehaanik näitas, võtsin lukusüdamiku välja, et selle 6 aastaga, mis see auto vana on see, kuna seda ei ole kasutatud, ma ei ole ju kunagi pidanud seda võtit kasutama, ikkagi sinna seal teel sõites natukene soola, natukene vett läheb sisse ja seal tekib mingi selline reaktsioon, et põhimõtteliselt kogu see lukusüdamik oli täis korrodeerunud mingit sodi. Mitte nagu roostet, aga mis iganes, et ülejäänud metallid seal omavahel reageerides natuke soola sip vahele ja nii, et see lukusüdamiku leotati seal mitu tundi happevannis ja millega seal kõigega, et ma oleks võinud selle tegemata jätta, aga kuna ma seda autot jätkuvalt müün ja ma ei taha ise ka, et ma tean, et mul on lukusüdamik täis mingit sodi. Nii, et kogu selle pika jutu peale ka teile väike tarbija nõuanne, katsetage, kas teie see võti üldse läheb sinna südamiku sisse, sest et kui te olete mingil hetkel metsas ja olete hädas, siis selgub, et teil on lukk ära korrodeerunud. Nii, ma lasen nüüd natuke oma häälel puhata ja räägib Martin, mis tal see nädal meelde jäi. No, mina lähen ikkagi kommunaalteemadesse, aga see on nüüd väga oluline kommunaalteema, mis tegelikult puudutab meid kõiki. Natukene võib-olla on see kuidagi jäänud siin isegi nagu saanud vähem tähelepanu, kui tegelikult see teema nagu peaks saama ja sellest on nüüd kirjutanud mõne tähelepanu Delfi ja ERR, aga mul see Delfi uudis on ees. Asja point on siis see, et järgneva 3 aasta jooksul oli esialgselt mõeldud riigiteede korrashoiuks ja hoolduseks 144 miljonit eurot. Nüüd tuli välja tegelikult, et järgmiseks 3 aastaks on tegelikult mõeldud täpselt 30 miljonit eurot vähem. Et see on umbes 21% ja see tähendabki reaalselt siis seda, et teede hooldust tehakse vähem. Ja see on tegelikult ainult asja nagu üks pool, sellepärast, et selge. Kindlasti on mingid põhimaanteed ja asjad ikkagi, mida nagu korralikult tehakse ja võib-olla siis loodetakse, et äkki ei tule nii lumiseid
talvi ja nii edasi, et äkki on see asi ikkagi, ongi praegu on juba detsember, kohe varsti juba läbi on ju, ega meil siin sellist väga karmi talveilma ongi siin paaril päeval olnud tegelikult, kus võib-olla tõesti sahk on pidanud tõsisemalt tööd tegema, et võib-olla ongi natuke odav, aga samas masinad, inimesed, see valmisolek, see kõik peab ikkagi olema olemas. Aga see on lihtsalt nagu üks pool, et see teadmine, et teede korrashoid läheb kehvemaks. Teine asi, millega see puudutab meid kõiki, on see, et sellega hakkavad tõusma kindlustuste hinnad. Ja seda on juba öeldud välja sellepärast, et näed, kindlustused teavad, õnnetusi juhtub tõenäoliselt rohkem ja need õnnetused on vaja siis kindlustusel kokkuvõttes ju kinni maksta. Kui palju kindlustus sellega tõuseb, keegi nagu täpselt ei tea, see on ju ka individuaalne, aga kokkuvõttes on ta nagu teemad, mis selles mõttes on nagu hästi suur teema, mis kahest otsast puudutab meid kõiki ja puudutab samamoodi jälle autoomanike rahakotti, millega kindlustus läheb kallimaks ja tõesti tõenäosus, et õnnetusi juhtub, muutub natukene suuremaks tegelikult, kui teed on kehvemad. Sest ükskõik, kui head rehvid sul all on või kui hea sõitja sa oled, siis teed see mitte libedaks ei tee. Ja, see on hea, et sa neid asju aeg-ajalt meelde tuletad, sest ma ise tunnen ennast vahepeal küll juba niimoodi kõikide nende uudiste valguses, et kuidagi nii ära tümitatud, et see meem, kus selline joonistatud koer istub põlevas toas naeratava näoga ja I'm fine. Et see nagu et see lähebki meelest ära, see on juba nii nagu, ma ei tea, kuidagi mitte loomulik, vaid nojah, teedhooldusest ju võeti maha. Et see fakt on meelde jäänud, sa oled selle teadmisega mingi aasta juba elanud ja see, kui sealt vahepeal veel mingi 30 miljonit maha võetakse, see on juba selline, et nojah, see vist on, võetigi, ühesõnaga tuleb jah neid asju välja tuua. Ma ei tea, mis me teadmisega muidugi peale hakkame. Sõidame ettevaatlikumalt või ootame järgmisi valimisi ja hääletame siis jalgadega või? Sõidame ettevaatlikumalt, aga samas me peaksime ikkagi selle koha pealt ikkagi tõsiselt kisa tõstma. Ei, absoluutselt. Sellepärast, et tegelikult praegu nagu täpselt minu jutust välja tuligi, majanduslikud kahjud, kokkuvõttes sellega, et 30 miljonit läheb 3 aasta jooksul vähem teedehooldusesse, majandusliku kahju läbi kindlustusse ja kõigi maksame kinni meie ise lõpuks siis. Ütleme kaudselt selle 30 miljonit, mis ei lähe teehooldusesse, vaid läheb kehvast teehooldusest tekkinud kulude katmiseks, selle maksame meie kinni, on ju. Aga see on ikkagi teine asi, et siin mõned inimesed jätavad elu tänu sellele või saavad tõsiselt vigastada ja see ei ole asi, nagu mida saab ju kinni maksta ja samal ajal, kui riigil on see suur strateegia, mis on väga mõistlik, et hukkunute arv aina väheneks ja väheneks. See aasta on... Kuidas meil see aasta sellega läheb? Pigem nagu kehvasti, see aasta väga kehvasti läheb. 61 hukkunut on see aasta, eelmine aasta oli 59, 22 oli 50 ja mis asi 61, ma saan iga päev, et kuigi ma ei ole siin tööl väga hoolikalt olnud, siis ma nüüd pressiteadete järgi, mul endal siuke tunne nagu 100 ei lähene juba või? Transpordiameti liiklusõnnetuste statistika on mul praegu siin ees ja siin on kirjas 61 praegu, aga ikkagi see on nagu kindlasti ju liiga palju ja ütleme, et kui meil teedehooldus väheneb, siis et kuidas see läheb kokku selle sihiga, et meil see hukkunute arv peaks selgelt vähenema ja alla 50 olema, et kuidas need asjad nagu omavahel kokku lähevad või kuidas ütleme niiviisi, et riigieelarves on ju need mõõdikud küljes on ju, et mis mõõdikuga see küljes on, et teedehooldusest võtame 30 miljonit eurot ära 3 aasta jooksul, et kuidas see on seotud selle mõõdikuga, et hukkunud võiks vähem olla või mis mõõdik seal küljes on, seda ausalt öeldes peaks nagu vaatama, kui oskaks riigieelarvest selle õige rea nagu ise üles leida. Okei. Selge. Ja ma olen suga tegelikult nõus, et seda tuleb isegi kui see kõik tundub lootusetu, siis seda tuleb ikkagi seda teemat peksta. Kas või neid samad lihtsad küsimused, et lugupeetud riigijuhid, et kuidas kommenteerime? Et ühtepidi nagu räägime ühte ja teistpidi siis teeme täpselt teistmoodi. Kus automaks läheb? See läheb igale poole, et ja ma sain julgeolekumaksust sellisest kontseptsioonist ja sellest kõigest nagu aru ja olen põhimõtteliselt nagu nõus, aga siiski ja
see raha võiks ikkagi selgelt minna teede korrashoidu, kas või siis ikkagi otseselt läbi aktsiisi, kuigi ma saan aru, et need aktsiisilaekumised ka ju siin natuke langevad. Aga okei, lähme nüüd autode juurde. Me lubasime uusi Hiina elektriautosid ja nüüd on jälle uus olemas. Ja täiesti nagu pauk luuavarrest. Selles mõttes, et tuli nagu, ei tulnudki nagu pressiteade, vaid tuli selline küsimus meile, et näete, et me nüüd siin hakkame ka sellist Hiina autosid müüma, et kuidas saaks nagu sellest uudist teha. Me ütlesime, et oho, mis Hiina autosid selgub. Viljandis ettevõtlikud inimesed sellise põneva nimega firmas Dragon Drive Baltic on täitsa koduleht, on valmis kõik. Sellist autot nagu S2VM, mitte segi ajada teise autoga, mille nimi on G2VM, ehk siis Great Wall Motors, vaid hoopis SVM. Mis see tähendab? Small Wall? Ei, mul oli ju see... Special Wall? Ei, see oli mingi Sichuan, see oli... Okay. Jaa. Aga erinevalt nüüd siis siin sellest BYD-st, millest te eelmine nädal rääkisite, või sellest GVM Waste, millest ma saate lõpupoole võib-olla natuke räägin, ei ole tegemist sellise elektriautode või natuke nagu, ütleme siis kallima otsa turule trügiva kraamiga, vaid täiesti, pigem, kes peaks siis muretsema juhul, kui siin inimesed nüüd tõesti ostma hakkavad, on siis, ma ei tea, Dacia, Suzuki, sellised odavama otsa Škodad, et hetkel on kodulehel 5 erinevat autot, ühesõnaga 5 mudelit, aga siin natuke on sama mudel, lihtsalt teine kerepakett, aga nende hinnad on selline 17 000 kuni kuskile 25 000 ja siin näiteks saab 7-kohalise mahtuniversaali või linnamaastor mahtuniversaal, mis iganes 2-liitrine mootor või siis 1,5 hakkab siin 22 000 eurost. Kui teed 21 000 eurot 7-kohalise, see on selline Dacia Joggeri hind. Et loomulikult on need, me ei ole neid autosid reaalselt näinud. Viljandis neid müüakse, ma saan aru, on olemas täitsa füüsiliselt kohal. Aga väga julge kontsept. Ma ütlen, mul on hästi raske, ma ei taha anda ühtegi hinnangut, olles neid autosid füüsiliselt nagu mitte näinud. Küll aga olen ma näinud varem odavaid Hiina autosid. See küll oli konkreetselt elektriauto, mis me kunagi sõitsime. Aga see on jälle see sama koht, kuhu siis eelmine nädal see teie BYD jutt, siis need mõned muud, mille me oleme sõitnud. Ärme seda hakka nüüd kordama seda Hiina teemat, aga... Ei, ma ei mõtle seda, sina tahtsid minna vist see turva ja kuhu mu andmed ja kõik see või? Ja Hiina ja eetika ja kõik see teema. Ei, ma ei tahtnud ütle seda. Ma tahtsin see, et Eesti ostja, kes on nagu nii päris selline, pigem võib-olla arvestades välismaalased siin käivad just, et mingi välismaa, ma just nägin ühte Soome inimest, kes ütles, et teil on siin nii korralikud autod, kallid siin, siuksed margid, kõik. Et eestlane jah, et kui ta on otsustanud selle uue auto osta, siis ta ikkagi teeb nagu, ta läheb nagu maksimumi peale, mis ta sissetulek vähegi lubab. Ükskõik, kas see on tutikas Škoda, tutikas Mersu, kus iga. Ja nüüd, kas see eestlane et läheb ja võtab see täiesti tundmatu Hiina auto, mis siis, et see on odav, see on eks ju mahukas, tohutu julge, et ma ei, ütlemata, et kas neid peaks siia tooma või mitte, aga et see äriplaan, et keegi on ikka, nii julgeid inimesi on Eestis. Et väga hea, võib-olla ongi väga head autod. Ma loodan, et me saame nendega varsti sõita, me saame mingi oma hinnangu anda. Et eks see hind 21 000 ütleb palju juba ära, milline see auto on. Aga äkki, ma ei tea, ei olegi rohkem vaja. See GVM Ora siiski tõestab, et Eesti inimestel ikkagi julgust on küll. Seda tõesti. Vot, nii et üks Hiina auto, nad ei tee oma nimedega seda kergeks, SVM,
et mitte siis GVM ja kõik see, aga siis otsige välja, proovige, äkki ongi äge. Nii, aga mis sul sellest Tallinna plaanist lõpetada tasuta elektriautode parkimine nende omavalitsuse inimestele, kes ei ole siis Tallinnas, lõpetada ära, et mis sa siis arvad, et ei lähe jälle rohe-eesmärkidega kokku või? Ja sellega oli mul küll, see mul läks haripunaseks, sest et kui Tallinn oma tohutu rohepealinna ja kõige, mida, et ei ole rohelisemat linna kui Tallinn, eks ju, kui sa neid sõnumeid. Ja siis võtad sa vastu sellise otsuse, et mujalt tulnud mujal registreeritud elektriauto omanik ei saa enam Tallinna kesklinnas tasuta parkida. Siis on see, et nagu öelge välja, me tahame maksutulu, sest et jättes kõrvale jälle kogu selle vaidluse, kas elektriauto on rohelisem kogu oma elukaare jooksul kui sisepõlemismootoriga või ei ole. Kust kohast tuleb see liitium ja kust tuleb kõik muud asjad. Fakt, et elektriauto linna südames sõites ei reosta linna õhku. No siin ei ole ju vaidluskohta. Okei, ta laskem, ref kulub, aga et kui Tallinn soovib, et nende õhk oleks puhas, ma saan aru, see on Piskumeres on need Rae valla elektriautod, aga märgilisena tundub see lihtsalt nii lollakas, et võt, teie elektriautosid, et tulge, mina ei tea, sõitke oma diislitega või millegagi, et võt, me ei luba teil tasuta parkida kesklinnast, sest te olete teisest omavalitsusest. Me ei taha, et meie linna õhk puhtam oleks. Makske või nagu ärge tulge. Siin tegelikult oli veel... See tundub nii küüniline lihtsalt. Eelmine nädal tegelikult oli siin veel väga tegelikult karme mõtlema panev uuring tegelikult ka veel mürareostusest linnas. Et sisuliselt, kuidas see on ikkagi nii ebatervislik, on ju. Ja kindlasti on ju, autodel on suur rõhk ja kindlasti elektriautod on vaiksemad, et siin kindlasti on midagi teha. Aga tegelikult teine asi on see, et see ettepanek tuli abilinnapea Kristjan Järvanilt ja kui nüüd minna natkene kaugemale paar kuud tagasi, siis tegelikult oli ju talt üldse ettepanek, et ka lõpetada bussiradadel üldse elektriautode kasutamine ära. Ja kokkuvõttes vaata on selge, et natukene pikemas perspektiivis kaob siiski ära elektriautodelt see nii bussiradadel sõitmise võimalus kui ka tasuta parkimine. Tasuta parkimine on juba mitmes linnas tegelikult ju lõppenud. Kui ma ei eksis, see lõppes ära, võin faktidega eksida, aga Tartus ja Pärnus ka minu meelest vist. Et kokkuvõttes eks see kaob ära, aga see on lihtsalt üks samm. Aga mis selle sammu juures on nagu täiesti mõttetu on muidugi jälle see, et tundub olema selline asi, et lihtsalt mupole natukene tööd juurde anda ja kuidas käib selle auto ja autoomaniku, selleks väljastatakse luba ja luba siis väljastatakse ja see ei ole automaatselt, sa ei saa niimoodi ja aga siis on jälle mupo töötajatel on jälle mingit tööd teha ja midagi natuke nokitseda ja trahvi kirjutada, et see on jah selline see on lihtsalt täiesti olematu probleem, millega lihtsalt Tallinn kuidagi üritab, ma ei tea, lähivaldadele siis keskmist sõrme näidata või saada sealt, ma ei tea, saadki 3 maksumaksjat omale juurde, sest elektriauto omanik tõenäoliselt maksujõulisem, et sul on juba see parkimistulud tagasi teenitud, kui mingi X arv inimesi registreerib ennast Tallinna kodanikuks. Ei tea. Ei kiida heaks. Ja siis sa tahtsid veel avaldada arvamust ka selles suhtes, et uue seaduse muudatusega siis võib 3 kuud registrist maha võetud auto, mis on pargitud avalikule teele, selle võib siis sealt ka ära vedada. No see tuli jah nüüd selle uue tehti seadusparandus, jäätmeseaduses muudeti ära, et natuke aidata seda romuautondusest ja ma olen põhimõtteliselt nõus, eriti üks tiheasustuses, kus on Kalamaja, Mustamäe, et see on see, et suures plaanis see on mingi esimese maailma probleemid võib olla. Seesama, et kui keegi pargib kaubanduskeskuse ees invaliidi kohal, ilma et tal selleks õigust oleks,
minu elu ju see tegelikult ei mõjuta. Aga see ärritab, sest et inimesed nagu ei ole nõus käituma ühiskonna mingite reeglite järgi. Ja siis, kui mingid inimesed on oma romud jätnud lihtsalt kohta, kus on parkimisega nagunii keeruline. Mingid inimesed sõidavad ümber majades, nad peavad parkima mitmesaja meetri kaugusele. Lihtsalt sellepärast, et üks vend ei ole oma Passatit 3 aastat ära vedanud. Et jumala eest. Ja seda ei viida ju kohe Rameolasse, seda viiakse kuskile platsile, kus sa saad selle siis, kui see tõesti sul kallis vanaisa auto on, sa saad selle sealt tagasi. Ja see, et nüüd keegi kohe kirjutas, et nüüd hakatakse mu hobiautot. Kuule, selles mõttes, kui su hobiauto on hästi hinnaline ja sinu jaoks väga kallis ja ükskõik kas siis moraalselt või rahaliselt, siis sa ei hoia seda avalikus kohas tänava peal niimoodi, et see mingi 6 kuud mädaneb. Seda keegi ei liiguta, seda keegi nagu, ei. Et keegi ei vea ühtegi Porsche 964 sealt kuskil tänavalt ära. Et minu arust on see vajalik seaduse muudatus, sellepärast et lihtsalt inimesed, kellel on kui ma ütlen isakalt suva teistest või siuksest ühiskondlikest koos elamise reeglitest, et nad teavad, et nende auto võib seal tänaval olla, sest on avalik ruum. Jah, aga kas ta peab seal olema? Et fine, vedage ära. Ma olen nõus. Ja see on kes huvitav, tõesti oma nagu BMW taastab seal kuskil, mina ei usu, et ükski inimene tegeleb oma hobiauto taastamisega kuskil Mustamäe panelkade vahel. See on väga... Sinuga võetakse ennem ikkagi ühendust ka, see nagu päris ikka nii ei ole. Okay. See on selles mõttes väga huvitav tegelikult, jah, et see on selline, see diskussioon läheb natuke vaata nagu teise kohta, et mis on need põhiõigused ja et okei, et sa võid seal parkida autot ja avalik tee ja nii edasi, et see on jah hästi libe tee, et seal on hästi palju erinevaid argumente tegelikult nii poolt kui ka vastu sellele asjale. Vot. Aga üldiselt jah, et selles mõttes, et rommud ära vedamiseks, kui see on nagu ikkagi õige asja jaoks, siis on see nagu okei. Aga enne kui me oleme autode juurde, sa tahtsid veel natuke rääkida ka Euroopa autotööstuse hädadest ja tegelikult sellega seoses ma tahtsin ise rääkida ka korra ühest asjast, et okei, selge, et siin see autotööstus Euroopas nagu üldiselt, et seis on nagu väga kehv. Siin viimasel ajal Saksa liidukantsler Scholz rääkis ka veel just paar päeva tagasi, võttis teema üles, et ikkagi, et peaksime ikka vaatama, et neid trahve ei tee nendele autotootjatele, kellel on niigi väga raske. Ja siis tegelikult paar kuud tagasi just oli diskussioon selle üle, et kuidas siis selle 2035 eesmärgiga jääb, et enam ei tohi müüa uusi sisepõlemismootoriga autosid, et praegu pigem nagu tundub, et kõik vaikselt liigub sinna poole, et see nihutatakse seda asja või tehakse natukene selliseks hägusemaks seda piiri, aga täna seda pole tehtud. Ja sellele tegelikult oli ka nagu vastureaktsioon, et olid ühed autotööstusega seotud ettevõtted, kes tegid just Euroopa Liidule ettepaneku, et mitte seda piiri liigutada, et okei, et kui te olete seal korra paika pannud, et see ärge enam liigutada ja siis seal oli Uber oli seal näiteks, aga päris autotootjaid, kui me eksi, oli seal 2, mis sa arvad, kes need olid? Nii? Ei, nagu sa peaksid pakkuma, millise autotootjad võiksid olla, et ei, ärge jumala ees seda 2035 piiri liigutage. Keegi, kes on hästi palju investeerinud elektriautodesse, Volkswagen, ei. Tesla. Sakslasi ei olnud seal üldse ja Tesla, ma ei tea, teda ka ei olnud, aga selles mõttes on sul õigus, et kes on nagu väga palju investeerinud ja see on, üks on Volvo ja teist see nimisi ära ei arva, teine on Rivian. Rivianil on muuseas koostöö Volkswageniga, nii et võib-olla sealt tagant paistavad ikka Volkswageni kõrvad ka. Ei, Volkswagen ütle, et jumala eest ärme seda muuda, et 2035 paika panime, ärme seda muuda kuskil hilisemaks ja Volvo on ju, ma saan aru, öelnud üldse välja 2030, nemad juba ei müü, nii et... mitte nüüd päris, sellepärast, et muudku uuendavad siin oma sisepõlemismootoriga mudeleid jälle. Aga vist jah, nad tegelikult tahtsid juba 25 minna, aga lükkasid 30 peale. Ei, selle Euroopa loo meil kirjutas Erki Ots, üks kolumnist meil,
kes on, tegeleb ka ühtlasi automüügiga, et oleks nagu lahtiütlus, aga olles selle võrra nagu rohkem teemas sees, et ta toob päris tihti meil selliseid tööstuse seest vaateid ja kuna me rääkisime siin Hiina autodest ja eelmises saates ja saate lõpus ma veel siin sõidan ühega, et lihtsalt see, ma olen seda siin varem ka väljendanud, et see paanika, kuidas nagu, et kõiges on nüüd, et kõik Lääne ja Ameerika autotööstus paneb uksed kinni, sest Hiina. Ma loodan, et ma ei pea oma sõnu sööma, aga mina ei usu, et kõiges on süüdi hiinlased, pluss siis see, et me nüüd kõik ühtäkki hüppame Hiina autodesse. No ei hüppa ju, aga Erki Ots toob ka siin tegelikult välja, et miks see Euroopa ja Ameerika autotööstus natuke kummuli praegult on. Üks varasem lugu, mille Elmar Ots kirjutas, oli see, et rahvastik vanus. Et nagu et rahvastik vananeb ja lihtsalt nagu, et ei osteta enam. See auto ei ole selline asi, mis on esimene asi, mille inimene peab saama, ta tahab saada. Noortel ei ole raha ja huvi autot osta, vanad on natukene tagasihoidlikumad ostmisel ja sealt tuleb see muutus. Aga teine on ikkagi see, et tehnoloogiline mahajäämus, et tegeleti vahepeal mingite valede asjadega, näiteks akutehnoloogias, kas või juba see, et see 800 voldine akutehnoloogia, mis tähendab, et sa saad autot palju kiiremini laadida. Euroopas on see tehnoloogia nii-öelda luksus elektriautodel. Mercedes, seal EQ ja Porsche Taycan aga Korea tootjad panevad neid oma tavalistesse autodesse, ehk seal Ioniq 5 ja Kia EV6. Et juba selline vahe, et miks Euroopa siis nagu seda teed on läinud. Eks on natuke ajalooliselt ka see, et mis on Euroopas luksus ja mis on lisavarustus ja kõik on natukene sellega nagu seotud, et mingid asjad on, see on nagu mõnes mõttes nagu kogu aeg olnud, on ju, aga see ei ole nii suur nagu probleem olnud. Ja kolmas asi on poliitikud ja see on muidugi põhjust poliitikud ja poliitika on põhjust ka miks Hiina autod, eks nii odavad on see, et lihtsalt Hiina riik taob selle kinni nende autod tootmise. Aga nüüd on tariifid on ka nüüd peal muidugi. Nüüd on tariifid peal õnneks. Aga see, et lihtsalt see Saksa autotööstus, et seal on nii pikad nii pikad traditsioonid, seal on need ametiühingud ja põhiliselt tegeletakse, ühesõnaga, nagu Erki Ots toob välja, et ametiühingi juht tegeleb peamiselt sellega, et kaubelda töötajatel igal aastal välja veel üks lisahüve, veel üks vaba päev. Ja tulemus ongi see, et selle ühe auto tootmine Euroopas on lihtsalt nii palju kallim kui mujal. Et siin on konkreetselt üks autotootja on öelnud, et Lääne-Euroopa tehases ühe väike auto tootmise tööjõukulu on 850 €. Ida-Euroopas 400 ja teisel pool Euroopa Liidu piiri 250 €. Kui toodad neid autosid 200 000, on see ikka väga suur vahe. Et ma ütlen, see on kobarkäkk, kuidas igasugused Stellantised ja Volkswagenid sellest välja tulevad, küll nad tulevad, alati on tulnud. Aga lihtsalt see, et see nagu Hiina traakon on hästi nagu lihtne asi, mille peale näpuga näidata. Et võt see nüüd ja kõik sealt tuleb kõik halb ja ostke nüüd ruttu meie autosid, sellepärast, et muidu on hiinlased oma ohtlike ja mis iganes autodega kohal. Natuke vist tuleks ikka peeglisse ka vaadata, et miks teie autod nii kallid näiteks on. Siin on jälle süüdi Euroopa Liit, nõudes nagu, et igas väiksemas, kõige odavamas autos peab see auto sind jälgima. Et see juhi jälgimise monitor näiteks, see driver attention. Et kui Euroopa Liit ise nõuab, et auto on täis mingit keerulist elektroonikat, siis on auto kallis. Kuigi tegelikult Hiinast tulles peab see ka olema. Võt, see oli selline väike sissevaade, et ma ei teagi miks. Ja ega see asi nagu paremaks ka ei lähe. Ja. Nii, aga liigume siis selle alguses välja reklaamitud uue Subaru Foresteri juurde, et sa käisid sellega sõitmas ja
mis see nüüd nagu on, et on midagi muutunud ka? Veidral moel tegemist on Subaru Foresteri uue põlvkonnaga. Subaru hästi armastab oma autosid alati uueks põlvkonnaks nimetada. No, eks ta ongi. Ta on jälle natuke pikem, natuke laiem, et selles mõttes nagu platvorm on ikkagi konkreetselt muutunud. Välimus on muutunud palju paremaks. Ma jätkuvalt ei saada kohta veel öelda ilus auto, aga need vähisõrakujulised tagatuled on õnneks kadunud ja eest on Vähisõrakujulised. No eelmisel põlvkonnal kõik, kes natuke teavad, on hästi koleda disainiga tagatuled olid. Eest on ka natuke rahulikum, aga muus mõttes tavaline Forester. Ja milles, kui sa istud sinna sisse ja sa tegelikult ei saa aru, et see on uus Forester, sest et ekraan on samasugune. Ekraani graafika on minu jaoks selline, ei ole minu maitse järgi. Et värvilist ikoonid, ta ei ole nagu kõrglahutusega, natuke nagu Jaapani autodel tihti see viga on, et need ekraanid jätavad odava mulje kuidagi. Ta võib olla suur, seal võib olla hästi palju funktsioone, aga see kõik on nagu see või lihtsalt esteetika ei ole nagu meie maitse järgi. Mootor. Vabalt hingav 2-liitrine boksermootor, millel on kerghübriidlahendus. Ei mingit pistikhübriidi, ei mingit turbomootorit. Vabalt hingav bokser kerghübriidina. Käigukast, variaator. Ehk et ma lihtsalt, see nagu selle loo jaoks ma sõitsin Tartusse, tähendab ma sõitsin nagunii Tartusse, aga ma selle loo nii-öelda illustreeriva pildi, hästi, mul on selline semiootika huviline tegelikult ei ole. Läksin ja tegin Tartus selle tagurpidi maja juures. Forester ja taustal on see tagurpidi maja. Sest Subaru teeb kõike tagurpidi. Kuidas nad saavad nendest heitmenormidest mööda? Ma ei tea, kuna nad Subarust väga suure osa omab, mitte väga, ühesõnaga Toyota, et ma siis arvan, et küllap nad seda heitme kvooti jagavad seal, kuna Toyotal on seda kindlasti üle tänu oma hübriidide populaarsusele, et siis Subaru saab sealt lihtsalt seda osta. See on põhimõtteliselt, kui sa vaatad autot nii maastur, siuke linnamaastur, crossover, sa oled aga maanteele, linnas ei saa nii palju aru. Ja siis, kui sa maanteel üritad teha esimest mööda sõitu, siis sa saad aru, oppa, mis asi see on? See auto kiirendab 0-100 12,2 sekundiga. Et ma ei räägi siin praegu elektriautodest, millel on seal, ka tavalisemal on 4 ja 5, vaid ka siuksed tavalised väiksema turbomootoriga Volkswagenid, Škodad on kõik palju naksakamad, seal 7 sekundit ja 8 sekundit. Ja siis on sul ühtäkki 12,2. Päriselt, kui seal karjunud ei ole, see ehmatad ära. Ma ei saagi seda möödasõitu teha. Et veidral moel jah, et nagu, ja kõige selle juures ei ole see ju ka ökonoomne mootor. Ta on selline 9 liitrit 100-le. CO2 heide 183, mis teeb selle automaksuks üle 2000 euro registreerimistasu. Ja aastatasu oli vist mingi 300-ga. Hästi veider. Aga siis ma nüüd nagu justkui tõin nagu halvemad asjad välja. Ja siis sa lähed selle Subaruga kruusateele. Jube hea vedrustus. See on täpselt selline Eesti kehva teeauto. See inimesele, kes sõidab hästi palju, kes sõidab nagu kehvadel teedel ja see ei pea alati olema kruusatee, on ka ju auklik asfalteid. On talvine see, kus tekib see jää ja lume konarused. Subaru on sellist teel jube hea. Nad ise ütlesid, et parandatud on müraisolatsiooni, seal mingi aknad on 25% paksemad. Tõesti, maanteel oli vaikne. Et kokkuvõttes see auto on nagu, ta nagu teebki tagurpidi nagu aasta 2005, aga väga hea kõige selle juures. Ja kui sa nüüd võtad, et selle auto ka baasvarustusega Forester on sul põhimõtteliselt kõik on seal olemas, kõik juhiabid. Sa ei pea mitte midagi ühtegi asja, et sa nagu tegelikult võtaks selle tehnoloogia paketi veel.
kallimas paketis sul tulevad sellised asjad nagu Harman Kardoni heli ja nahksisu ja tõesti asjad, millest sa võid loobuda. Ja kui selle hind ongi, siis kas ma olen selle kuskile lahti ka võtnud selle loo? Jaa. Hind. Hakkab 36 000 eurost. Suur, püsiva nelikveoga nagu maastur. Väga hea varustusega. Jah, mootor on veider, kütust võtab 9 liitrit, aga see maksab 36 000 eurot. Registreerimistasu 2400 juurde. Et vaatasin seal, võrdlesin mingid sarnaseid autosid, millel veel oleks, eks ju, nelikvedu, moodne mootor. Jah, kütusekulu on mitu liitrit väiksem, aga hind kerkib pigem üle 40 000. Nagu, ja kui veel rohkelt varustust, siis 45, et lõppkokkuvõttes see Subaru nagu ostmine. Et ma saan aru sellest, miks see margitruudus nendel inimestel on, sest nad on kogu aeg sõitnud sellega. Nad ei teagi, mida tähendab 6 sekundit 100 võib-olla. Nad oskavad oma möödasõite teha, võib-olla nad ei lähegi kunagi kellestki mööda. Aga see igapäevasõit on selline rahulik. Nii et, seda Foresteri jah, ma julgen soovitada, aga siis, kui sa tõesti oled selline, kes ei saa aru, miks need autod tänapäeval nii kiired peavad olema. Rahulik, aga kindel kulgemise auto siis. Ja natuke vanaaegne. Aga üks asi oli küll, ma ütlesin ka, kui ma selle tagasi viisin, et see tahaks vist mingit tarkvara uuendust, sest ja muuseas see on viimasel ajal, ma ei tea, kas see on telefonis, sest mul on tutiks telefon, või autodes. Aina rohkem minu Android auto ja siis autosüsteem ei saa omavahel läbi. Aga Foresteri puhul ei olnud asi ainult minu telefonis. Ja proovisime mitmega. Ja proovisime ka CarPlayga ja ei saanudki ühendust. Et ja sama asi oli ka see GMV Vei, millest ma nüüd ka põgusalt räägin. Täpselt samamoodi. Mitu telefoni ja GMV Veis ei saanudki ühendust ja Subarus oli see, et see Android auto kogu aeg katkes ära. Lihtsalt katkeb, natuke mõtleb, 2 minuti pärast leiab jälle ühenduse. Et jube tüütu. Et miks nad ei saa neid asju kokku? Nii, kas sul on Subaru Foresteri kohta küsimusi? Tegelikult ei ole, aga mul on tunne, et kõik see, mis sa rääkisid, tegelikult see jätab mulje, et see on kindlasti auto, mis tegelikult järgmine aasta kenasti nagu müüb. Et siin nagu selles mõttes vist ei ole nagu küsimus. Ma ise nagu arvasin, et oi, kui see automaksu jutt tuli, et Subaru saab nüüd küll ikka valusalt. Siia see Eesti Subaru tähelend lõpeb, aga tegelikult ei ole see 2400 eurot, eriti kui sa selle leasingusse ära paned, eks ju, pluss käibemaks siis muidugi. Et see on nagu pisku selle kõrval. Et see Subaru ostjad, see ei morjanda. Kusjuures jah, et see Subaru populaarsus Eestis on aastaid olnud. Näiteks 10 kuuga ma vaatasin, on Eestis müüdud rohkem Subarut kui näiteks Hyundaid, Nissanit või Citroeni. Ja Subarut per inimene on Subaru Eestis, Eesti on maailma globaalselt vist kõige edukam koht. Et müstiline, aga näed, sina tahaks Subarut, minagi oleks nõus Outbackiga sõitma, et mis jätabki mulje, et selle autol on nii palju asju kuidagi nagu, ma ei ütle, et valesti, aga niimoodi nagu autofänn justkui ei, ma ei saa ju seda heaks kiita. Variaator kasti 12 sekundit 100 nagu, aga näed, tundub mõistlik. Jah. Nii, aga kas mõistlik tundub ka see GVM mingi kummalise nimega auto, eelmine kord, et ma pean ütlema, et kahjuks üks asi, milleks pean rohkem tähelepanu juhtima, on need BOD ja need autode nimed, mis olid mingi Dolphin ja mingid sellised natuke nagu kummalised ja sellised, ma ei oska ikkagi öelda, ja see GM Vei, aga see Vei kõlab rohkem nagu see on rohkem mitte T, vaid V
EY. Jaa, see on firma kas asutaja või juhi või kellegi auks antud, tema nimi oli Vei. Ma võin sulle öelda, et GVM ehk Great Wall Motors Vei 05 on selle auto nimi, mida sulle reklaamitakse. Kui sa trükid selle proovisõidu auto numbri Transpordiameti registrisse, siis on selle nimi hoopis Great Wall Motor CO Ltd Vei Kohve 01. Sul oli see peas, jah? Ei, mul on see telefonis praegult. Nii hästi ei meeldi kohe. Sest, et mingi hetk ka see väike GVM, see elektriauto, see oli ju tegelikult hoopis Funky Cat Aura vanasti. Nüüd on ta Aura, ühesõnaga kogu see homologeerimine ja nimed süsteemis ja nimed turundusmaterjalides on selle GVM-i puhul täiesti lappes. Aga tegemist oli siis pistikhübriidiga. Ja ma ütlen siia alguses kohe ära, ennem, minu need autojutud on siin natuke soolo alati, aga tegemist oli esimese Hiina autoga, mille puhul oli raske nagu viga leida. Ehk et jätkuvalt täiesti nõus, võib-olla see auto 3 aasta pärast on kõik need hetkel tunduvad kvaliteetsed, eks ju, salongitükid, võib-olla need nagisevad, võib-olla need ära kukkunud, võib-olla on mootori tuli põleb, me ei tea. Võib-olla stange ära kukkunud. Just, aga võib-olla ei ole. Aga hetkel, kui ma sain selle tutika GVM-V, ta on 4,8 meetrit pikk. Üllataval kombel, see on hästi enesekindel muidugi, võib-olla see on õige lähenemine. Aga see auto esindaja, kes mulle selle andis, ta tahtis õudselt seda autot võrrelda näiteks BMW X5-ga, mis on nagu tark juhul, kui sa võrdled nende autode hindu. Aga kui sa hakkad kellelegi nagu rääkida, et vaat siin konkurent on nagu BMW X5, sa annad ikka niisuguse eelhäälestuse. Okei, X5-ga võrdleme, olgu, ma nüüd lähen ja võrdlen seda X5-ga. Ma küll ei võtnud X5 kõrvale. Sest et siis tuleb see vahe muidugi, sest et selle GMV hind hakkab 60 000 ja kangem mudel on 65 000. See on varustuse vahe. Ja X5 on kindlasti pigem selline, ütleme, kui me räägime veel pistikhübriidist, siis pigem 90 000, 100 000 üle selle auto. Aga ma ise võib-olla pigem ju ütleks, et kuulge X3 näiteks. Aga okei, öeldi X5. Ta on suur, ta on 4,8 meetrit teljevahe, väga suur tagaistmel, ruumi tohutult esiistmel. Et ongi küllalt, ta on pigem suur linnamaastor. Selle põhimüügi argument on see, et ta on pistikhübriid ja tal on põhimõtteliselt 40 kilovatt-tunnine aku, mis tähendab seda, et selle elektriline sõiduulatus on peaaegu 150 kilomeetrit. Vaatasin seda ka üllatusega, jah, et tõesti kohe nii suur numbrite järgi vähemalt tõesti, aga see akumahutavus viitab sellele, et see võib täitsa nagu tõsi olla. Ja siis seda toetab 2-liitrine tavaline bensiinimootor ja need 2 kokku on päris korralik sportauto. Et seal sportrežiimis kõik asjad niimoodi õigesti häälestatud 0-100 5 sekundiga. Selle auto tühimass on 2,3 tonni, nii et päris käbe minek. Muidugi see heli on tehislik, mis sealt tuleb, aga täitsa tore jõrin. Aga põhiline, et seal juhi kohal, et sul on muidugi üks suur keskekraan ja siis selle all, nii-öelda, kus muidu on võib-olla nüüd tänapäeval oleme harjunud, et käigukangi, kas siis nupud või seal on veel üks ekraan, kus on kogu kliimapaneel, mis on küll puutetundlik, aga töötab väga hästi. Ja lisaks on seal väga hästi mõeldud sellele, et kuna ta asub sellises kohas, kuhu sa võib-olla asetad oma käe või selle ekraani saab lukku panna. Hästi lihtsalt ühe nupu vajutusega, nii et sa ei vajuta seal kogemata mingeid asju. Ja juhi ees on pigem hästi väike siukene piklik ekraan. Natuke nagu on Volkswageni nendes elektriautodes.
siuke väike, hästi põhiinformatsiooniga, aga siuke mõnusalt stiilne, väga selge, väga, väga mõnus ekraan, pluss siis veel heads-up display, nii et põhimõtteliselt sul on nagu 4 ekraani. Aga ükski neist ma lugesin üle ka, just tehnilistest andmetest sai 4 ekraani. Jah, aga ükski neist ei ole selline nagu häiriv, et issand jumal, seda on raske kasutada, miks nad siukest jama toodavad. Kõige segasem oli see põhisuur ekraan, aga see on jälle see, et see nagu hiinlaste nägemus UX-ist ehk user experience'ist ja nagu eurooplaste oma lihtsalt ei kattu. Me lihtsalt mõtleme erinevalt, et nende jaoks ilmselt mingit nuppu kuhugi paigaldada on maailma kõige loogilisem asi. Meie otsime seda täiesti teisest kohast. See auto sõits vaikselt, ma arvan, et see reaalne sõiduulatus elektriga raudselt üle 100. Ma arvan, et 130, võib-olla saad seal ilusa ilmaga see 150 ka kätte. Ma ütlen, et see jälle see paar päeva, mis ma taga sõitsin, et kõik, mis ma talle esimese hooga ette heita saan, on seesama ekraani kasutusloogika. Ta puudib ennast päris aeglaselt ülesse, ehk et see hetk, kui sa istud autosse, kuniks sa saad hakata päriselt kõike seal kasutama, et ta on ühendanud ära sinu telefoniga, juhul kui ta on nõus ühendama, minul ei olnud. Et see kõik nagu toimiks, läheb nagu veidike liiga palju aega. Ja mind paneb see imestama, sest nagu ma saan aru, et võib-olla Euroopa peene maitse järgi, võib-olla see vedrustust võiks olla, et hoopis seal on probleemid või rooli, mingid sellised füüsilised asjad. Aga see, et kuidagi siin autodes on see kogu aeg jama selle elektroonikaga. Lihtsalt, antud juhul nii aeglane. Ma olen kannatamatu inimene. Näiteks ma siin hiljuti sõitsin ühe Renault'ga. Ma istun siis, kui mul on kõik auto juba ära ühendatud. Põhimõtteliselt enne, kui ma auto jõuan käima pannagi, juba hakkab mu podcast mängima, mis mul eelmine kord pooleli jäi. Ehk et see telefon justkui hakkab ühendama juba siis, kui see autole lähened. Et see auto nagu puudib ennast võib-olla siis juba valmis. Et selleks hetkeks, kui sa sinna juhi istmele maandud ja nuppe hakkad näppima, on talle nagu pool tööd juba tehtud. Et mulle üldse ei meeldi oodata mingi ekraani järgi. Ja teine asi, ma eeldan, et ma ei tea, kas sellest Build Your Dreamsi sõidus eelmises saates piduritest tuli juttu. Ei olnud. Mitmed mu tuttavad, kes käisid seal samal BYD sõidul, olid ikkagi tajunud, et see pidurite häälestamisega on ka hiinlastel natuke veider, et seal oli hästi imelikult, eriti jäisel teel olid need mõned BYD-d käitunud. Hästi ootamatult nagu lukustaks mingi ratta ära, et otseselt ohtlik olukord ei ole, aga ootamatu. Ja selle GVM-i puhul oli esimene kord, kui ma proovisin nagu järsku pidurdust. Siis ma tundsin, et ma nagu ootasin, et see lööb nagu lukku ja põhimõtteliselt näoga vastu rooli, piltlikult öeldes. Ja see kuidagi hoopis venis hästi nagu, võib-olla, ma ei tea, ma ei ole jõudnud välja otsida, et kuskil on juba testitud näiteks pidurdusmaad X5 versus GVM, aga see ei siseld, ühesõnaga, sellega tuleb vist ära harjuda, et tõenäoliselt nende pidurid ei ole maailma kõige parem. Aga muus osas, jah, ütleme, esimest korda ma saan nagu nõus olla sellega, et jah, Hiina-autod võivad mingis osas täiesti tulla seda turgu nagu solkima, et kui sa oled nõus selle riski võtma. Solkima, jah. See oli vist inetult öeldud minust, jah. No, ma mõtlen, kas solkima, raputama. Turgu raputama, jah, okei. Väike eelhääletus on muidugi sees siin. Et jah, et 60 000 eest auto, mis sõidab 150 kilomeetrit elektriga, on luksuslik, kiire, kõik toimib, seal sees on hubane olla. Et miks mitte? Vot nii. Väga hea. Suur aitäh, Tarmo, sulle, et ma väga vabandan nende vahel. Hääl vastu pidas. Aga sellega seoses nüüd, enne kui me lõpetame, siis sul on võimalik veel 30 sekundit rääkida sellepärast, et mul suri
hiir ära ja ma pean patareisid vahetama sellel nagu selle vormel 1 pitstop tuleb väga nüüd hea. ja sa saad selle hetke nüüd täita. Ma saan, väga hea. Mul on, ma tahtsingi muuseas see lõppu öelda, et kui teile saade ikkagi meeldib, isegi kui ma köhin, siis tehke see väike asi ära, et pange Spotify, subscribe, pange seal like, võib-olla kuulate Apple'i podcastist, pange seal like, ma ei tea, kus seal on, sest et see natuke nagu meid ikkagi aitab, sest et siis see viskab autohuvilistele inimestele meie podcasti ette. Äkki tahate kuulata? Võt, ja just, ja siis kuuldused meie surmast või minu surmast olid ennatlikud, lihtsalt vahepeal viskab elu sellise vimka, et ei ole võimalik saadet teha. Aga järgmised saated on meil siin juba detsembris plaanis. Teeme ilusti oma 4 saadet täis. Külalistega on juba mitmed teemad kokku lepitud ja praegult soovime teile ilusaid jõule. Ja, aitäh kuulamast. Ma sain ka nüüd hiirel patareid vahetatud ning saan saate kinni panna. Autotunni toob teieni Inbank. Inbank on nutikas valik väiksemate igapäevaostude või suuremate tulevikku vaatavate investeeringute jaoks. Enne finantsteenuse lepingu sõlmimist tutvu tingimustega ning vajadusel pea nõu.